Tere tulemast Eesti Laenite podcasti Lahkus loeb. Täna on meil eriline episood, sest tähistame Eesti Laenite 35. hooaega. Minu tänaseks külaliseks on endine piirkonna kuberner Vello Talviste. Kogenud laen ja koolitaja, kes on olnud laenismi arengus Eestis oluline osa. Räägime laenite liikumisest, selle ajaloost ja olulistest projektidest. Tere tulemast, Vello! Tere! Kõik head laienid ja kõik teised kuulajad samuti. Kuna meil on käsil Eesti Laenite 35. hooaeg, räägi meile alguse loost. Millised on olnud laenismi esimesed sammud Eestis? Esimesed sammud Eesti laenismis toimusid 1989. aasta varakevadel ja Tallinnas. Eks oli juba vabaduse hõngu tunda ja kontaktid läänemaailmaga, aga eelkõige Eestis siis Soomega olid juba aktiviseerumas ja eks kõik asjad hakkasid ka siia jõudma. Ja selle tulemusena asutati Tallinnas hästi lähestikku ühes päevase vahega 2 Lions klubi. 24. mail Lions klubi Tallinn City ja 25. mail Lions klubi Tallinn Eesti esimene. Nüüd võib tekkida küsimus, et Eesti esimene asutati nagu üks päev hiljem, aga siin on olemas ka üks selgitus, miks siiski Eesti esimene, nimelt, et asutamiskoosolek on nii-öelda nagu start, aga asja teeb ametlikuks see, kui rahvusvahelise Lions organisatsiooni peamajas registreeritakse klubi. Ja selles osas oli nii, et esimesena registreeriti Tallinn Eesti esimene. Seetõttu kannab ta siis ka nimetust Tallinn Eesti esimene ja sisuliselt nagu õigustatult. Tähtsündmus Lions klubide elus on loomulikult Charter Night ja see toimus mõlemal klubil ühel ja samal päeval, 12. augustil 1989. Nad ei olnud küll koos, et olid erinevates kohtades. Tallinn City oli Gleeni lossis pidu pidamas ja asutamisürikut allkirjastamas ja Tallinn Eesti esimene oli Lagedi kultuurimajas sama pidulikku tseremooniat tegemas. Et see oli siis see päris algus. Kui nüüd sealt edasi minna, et kes siis kolmandas oli, siis kolmas enam ei olnud Tallinna klubi, vaid sügisel tekkis väikene algatusrühm Pärnu linnas. Pärnu sõpruslinnaks on Soomes Vaasalinn ja nemad said sealt seda informatsiooni, et on olemas selline tore liikumine nagu Lions liikumine, heategevusliikumine ja Pärnus asutati siis klubi 12. detsembril 1989. Veel 1990. aasta klubidest, sest seda võib ka öelda, et 89-90 oli nagu esimene Lions aasta, mis oli meie jaoks nagu täielik, et millised klubid siis veel tulid. Esimese täis Lions aasta lõpuks oli Eestis 7 klubi. Edasi Pärnu järgi tuli Tallinn Vanalinn juba 1990 veebruari alguses ja siis märtsi alguses 2 klubi tulid veel juurde ja need olid siis Tartu klubi ja Kuressaare klubi. Vabandust, täpselt vastupidis järjekorras. Kuressaare oli ikka üks päev ennem ja siis Tartu 3. märts ja 4. märts 1990. Ja selle tegevusaasta lõpus, juunikuus asutati siis Võru klubi. Kui üle 7-st 6 tükki jätkavad ka kõik praegu aktiivselt tegevust, siis tegelikult Võru klubi eksisteeris circa 10 aastat
ja siis ta lõpetas tegevuse. Aga praegu on Võrus uus klubi, aga noh, see ei ole nagu sama klubi, et seal on nagu siis see järjepidevus selles mõttes katkenud. Aga 1990 on hästi märgilise tähendusega veel Eesti Lions ajaloos. Nimelt pärast seda, kui oli olemas 6 klubi, tekkis võimalus asutada piirkonna eelkäija. Ma isegi ei oska öelda, kuidas seda eesti keeles öelda täpselt, aga inglise keeles on ta provisional district, et kuidas seda provisional siin nüüd tõlkida, eelkäija või mitte täielik või kuidas on. Aga igal juhul on niimoodi, et märtsikuuses tõesti asutati, 1990 asutati siis nagu üle-eestiline organisatsioon. Et see oli nüüd see pärise alguse lugu. Ma veel oleks huvitatud, et mitu liiget keskmiselt siis oli nendes asutatud klubides? Seal on ka reeglid olemas, et saaks klubi asutada, peab olema 20 Lionit, 20 liiget. Nii, aga et jälle nüüd edasi minna siis klubi tasandilt nagu piirkonna tasandile, siis selleks, et mitte olla see mitte täielik ehk provisional district, siis selleks peab olema 35 klubi piirkonnas ja 1250 liiget. See 35 klubi saavutati 1996-97 tegevusaasta lõpuks. See oli see aasta, millal mina olin piirkonnakuberner. Ja 1250 liikmete arv saavutati 2001. aastal. Siis oli piirkonnakuberneriks oli Toivo Riigimaa Pärnust. Et noh, need on niisugused nagu rajajoonid ja märgid, mis viitavad, kuidas meie areng on toimunud. Kui nii-öelda üldistusena võtta esimene 10-12 aastat, need olid väga intensiivsed kasvuaastad. Oskusi võib-olla nii palju veel ei olnud, aga vähemalt huvi oli väga suur ja klubide asutamine ei olnud keeruline. Olin ise Paide Bastioni klubi asutaja president ja selle eestvedaja ja küllaltki lihtne oli leida Lioneid klubi liikmeteks. Ainult kutsu. Väga lihtne põhjendus. Tollel ajal oli väga vähe või peaaegu et üldse ei olnud niisugust nagu organiseeritud seltskondlikku tegevust. Ja sellepärast oli, nagu öeldakse, huvi päris kõrge inimeste seas, kelle poole sai pöörduda. Ja millal see intensiivsus siis langema hakkas? No ega ta väga langenud ei olegi. Praegu küll jah, ei ole hetkel nüüd 2024, meil 1250 on 1100 circa. Aga suurusjärk on sama. Maksimum klubide arv on olnud meil 67, hetkel on 60. Nii et mingisugune langus siin paarikümne aasta jooksul on toimunud, aga see ei ole väga märkimisväärne. Ütleme niimoodi, et me oleme saavutanud päris pika stabiilsuse perioodi, võib-olla väga väikese langustrendiga. Organisatsioon on tugev, on organisatsiooniliselt väga hästi juba välja arenenud ja ka traditsioonid on täiesti kindlalt olemas. Algusaastatel me vajasime väga palju välisabi, ütleme nii. Selles mõttes abi, et kuidas korraldada tegevust, siis nüüd on põhimõtteliselt nii, et me saame siin Eestis kõik ise hakkama. Algusperioodi klubidel oli kõikidel vaderklubid rõhuvas enamuses siis Soomest, mõnedel ka Rootsist, siis nüüd on juba päris pikka aega, circa 20 aastat, vaderklubideks alati Eesti klubid ise. Väga põnev. Aga oskad sa veel välja tuua mõned sellised suuremad muutused ja arengud selle aja jooksul, 35 aasta jooksul? Nagu võib jagada selle perioodi praegu 2-3 osaks, et esimesed 12 aastat on siis intensiivne kasv ja areng ja õppimine ja see oli siis nii, et meie pilgud olid pööratud kogu aeg ikka Soome poole, kuidas mingeid küsimusi lahendada, kuidas tööd korraldada. Ja sealt edasi see teine suurem periood on siis ka võib-olla kaheosaline, võib-olla siin 10 ja 10 aastat niimoodi öeldes, et on
suuremate projektide nagu tekkimise periood, siin 2000-ndate alguse poole, 2000 kuni 2010 see periood. Ja siis niisugune stabiilse tegevuse periood on nüüd siis viimased 10 aastat. Millised projektid sinu arvates on olnud kõige mõjukamad Lionismi 35 aasta jooksul Eestis? Võib-olla, et kui tohib, kõigepealt üks väikene ajalooline viide jälle. Ajalootoimkonna esimesed, ei pikka ajaloost ka kõigepealt rääkida. Selle koha pealt ütleme nii, esimene suurem projekt läks nagu vasikasaia taha, läks ka see projekt aia taha. Ja see seondus minu koduklubiga, Paide Bastioni klubiga. Saime oma vaderklubilt Hamina Bastionilt Soomes teavet, et on võimalus taotleda LCIF-it, see on siis Lionismi keskfondilt raha mingite projektide realiseerimiseks. Ja meil tekkis mõte, et Paidesse ehitati just parasjagu uut koolimaja, et hangime koolimaja tarvis raha, et sisustada siis ta uue kaasaegse arvutivõrguga. Meie klubis oli nimelt ka arvutispetsialist, kes oli tollel ajal ka Välisministeeriumi IT-juht ühtlasi. Ta oli selles valdkonnas nagu hästi teadlik. Selle tõttu see idee tekkis. Me tegime ka taotluse, seda nagu isegi kiideti, muide isegi maailma president tegi visiidi Eestisse ja ta käis ka Paides seda objekti vaatamas. James Coffey oli see, eks nii. Presidendid ei käi mitte iga aasta, nad käivad siiski suhteliselt harva, aga niimoodi sattus kokku, eks niimoodi. Aga kui tuli täiendavad küsimused, siis me ilmselt ei mõistnud neid või midagi nii oli, nii et igal juhul me ei saanud positiivset otsust ja rahastust. Aga samal ajal peaaegu paralleelselt jälle Tartu klubi tegi projekti ja see oli juba nüüd siis öelda tõsiselt üle-eestiline projekt ja kuna ta oli ka väga üle-eestiline, siis ta sai ka rahastuse ja seal oli muidugi ka väga hea rahvusvaheliste kontaktidega Lion, legendaarne Elmar Sakov, endine piirkonna kuberner ja tema koos Tartu silmakliiniku juhataja Lion Elmar Leo Schotteriga kirjutasid kokku ja said ka rahastuse projektile Eesti pimedate ja vaegnägijate registri loomine ning esmase ambulatoorse ravi osutamine. Seda projekti viidi läbi 4 aastat ja selle tulemuseks oli siis üks CD, tollel ajal oli CD, oli see nagu põhiline andmete kandja ja siis see CD anti meie 10. pidulikul aastapäeva aktusel Estonia kontserdisaalis üle sotsiaalminister Eiki Nestorile. Nii et see on niisugune väga hästi ja väga sisukalt läbi viidud projekt. See on siis põhimõtteliselt esimene üle-eestiline heategevusprojekt, mida Eestimaa Lionid on siis teinud. Seal on muidugi selgelt juhtiv üks klubi, Lions klubi Tartu. Muide, et see nägemise teema juurde oleme me jäänud jätkuvalt ja seal on ka oma põhjus ja põhjendus. Nüüd läheme, kui tohib olla, tagasi ajalukku. Nimelt 1925 aasta Ameerikas, kus Lionism sündis, siis pime noor naine Helen Keller pöördus Lionite poole, et te tegelete paljude asjadega, heategevuslike asjadega, aga võib-olla te võtaksite ühe ja kindla teema ja tuleksite appi pimedatele ja vaegnägijatele. Ja Lionid vastasid jaatavalt sellele kutsele. Et sellest tulenevalt siis ka on võib-olla öelda, et päris märkimisväärne hulk nii väiksematest kui suurematest projektidest, nii klubi tasandi kui ka piirkonna tasandi projektidest seotud nägemisega. Siin muidugi siis tuleb siis aasta 2007-2008, kui oli projekt Saa nägijaks, mille käigus siis piirkonna kuberner oli tollel ajal Kalle Elster ja selle tegevusaasta lõpuks koguti kokku 1 miljon Eesti krooni, millest siis pool anti Tartu pimedate koolile ja pool anti siis Tallinna.
see on vist Heleni kool, kui ma õigesti mäletan, on see pimedate kool, et saavutati selline märkimisväärne tulemus. Aga jah, neid nägemisega seonduvaid projekte väiksemal määral on praktiliselt pidevalt ja igal aastal. Tead mõnda veel sellist projekti, mis sa tahad välja tuua praegu? No üks suuremaid. Ja ajalugu selle taustal siis? Ja mida peab ära mainima ja mis on pidev, on Lions Quest. See on järjepidev, see ei ole nii, et ta nüüd mingil kuupäeval hakkab ja mingil kuupäeval lõpeb. Ta ongi järjepidev ja ta on juba 40 aastat maailmas kestnud ja see ei ole ainult Eestis, see on rahvusvaheline. Aga Eestis on algatati ta eelmise sajandi lõpuaastatel 1998. Elmar Sakov oli see initsiaator ja mina siis aitasin tal, nagu öeldakse, kui ma olen oma ametilt, olen haridusinimene, koolidirektor ja siis sai algatatud selle projektiga. Et see on üks selline, millega võib-olla klubid ei tegele, aga piirkonna tasandil on see olnud tõusude ja mõõnadega järjepidev ja praegu hetkel juhib seda tegevust meil siis ka jällegi endine piirkonna kuberner Raivo Kokser. Aga siis veel üks, et 5-6 aastat tagasi saadi siis võib-olla rahalises mõttes kõige suurem summa, $100,000 ja see läks Haapsalusse, seal on liikumispuudega isikutele kool ja raviasutus ja seal siis oli käimisroboti soetamiseks. Nagu öeldi, hangiti siis keskfondist LCIF-ist raha. Need on võib-olla kõige suuremad, mis meil on olnud siis 35 aasta jooksul. Kuidas on Eesti Lionite klubide omavaheline koostöö aastate jooksul muutunud? Siiski peab vist tõdema niimoodi, et väga suuri kontakte igapäevases elus, ütleme nüüd tavategevuses klubide vahel siiski ei ole. No piirkonniti on see küll mõnevõrra erinev, et ka võib siin tuua positiivse näitena Pärnu piirkonnas, Pärnu tsoonis tegutsevad klubid, et nendel on tõesti niisugune väljakujunenud traditsioon juba paarkümmend aastat, et saavad kokku ja teevad siis nii-öeldakse ka ühistegevusi seal Pärnu linnas ja piirkonnas. Aga üldiselt on pigem ta niimoodi, et on 1 või 2 klubi või 3 klubi on nii-öeldakse omavahel lühemat või pikemat aega siis nii-öeldakse sõprusklubid. Ja selles raames näiteks siis tegutsetakse. Aga muidu on suhteliselt klubid tegutsevad autonoomselt ja neil on omad tegevused, omad traditsioonid, omad heategevusprojektid, pigem sedapidi. Aga kokku saadakse siis 4 korda ametlikel koosolekutel, kus siis klubide juhid käivad ja siis on olnud mõningad sellised seltskondlikud traditsioonid ka. Ja üks, mis oli aastast 1995, oli Lions pallide korraldamine algas siis ja see on nüüd siis nii-öeldakse uude vormi läinud ehk Lions galadeks. Seda on ühendatud siis piirkonna aastakoosolekuga. Aga Lions pallid 95, see oli minu idee ja algatus ja see toimus 8. märtsil 1995. No ma arvan, siit on väga kerge taibata, milles seisnes minu mõte. Tollel hetkel, 94, kui ma selle mõtte välja käisin, ei olnud ühtegi naislionit. Olid ainult mehed, eks. Ja et ühesõnaga natukesegi kompenseerida oma äraolekut kodus pere juurest. Et siis see oli nagu mõte selles, et nüüd mehed lionid on teil suurepärane võimalus naistepäeval esitada nii-öeldakse kutse oma kallile abikaasale Leedile minna pallile. Ja esialgu olid need pallid vägagi populaarsed. Aga hiljem, kuna seal tekkis nagu 2 pidulikku sündmust, piirkonna aasta koosolekud, kui algusaastatel
nad ei lõppenud piduliku õhtusöögiga. Siis nüüd on see tavaline ja selle vormile on siis nimeks Lions Gala, et siis see ball nagu kandus üle galaks. Räägi natukene naiste liikmeks astumisest, et millal oli esimene ja kui palju liikmeid tuli sealt naiste poolt ja millal see intensiivsus siis kasvas? Ma loodan, et ma ei eksi, aga naised, nagu öeldakse, said võimaluse ja otsus tuli, et nad võivad tulla Lioneteks 1987 ja Eestis esimesed vaatan nüüd siin abiraamatust ka, mul on kaasas, et oli esimene naisklubi, mis tekkis, oli Tallinn Veenus. Aga ei, selles spikris ei ole. et see asutati kas 1994 või 1995 ja pikka aega oligi ta ainukene naisklubi. Aga 1993. aastal, Tallinn, vanalinn on praktiliselt algusest peale olnud teatud mõttes nagu pereklubi. Et seal on abikaasad, nii mehed kui naised ehk segaklubi ja siis teine oli Tartus, oli siis Lions klubi Tähtvere samuti. Aga nii öeldakse puhas naisteklubi, daamide klubi on siis Tallinn Veenus, aga tema ka on juba kahjuks väga pikka aega tagasi oma tegevuse lõpetanud. Aga siin 2000. aastatel hakkas siis tekkima ka naiste Lions klubisid, nii Tallinna, Tartu kui ka Pärnu. Et siis tuli intensiivsemalt ja suuremal hulgal neid. Ja kui vaadata, kuidas meie Lionsite read täienevad, siis praegu võib küll vist väita, ametlikku statistikat nagu väga ei ole selle kohta tehtud, aga praktiliselt tuleb mehi ja naisi võrdselt klubidesse. Nii et kokkuvõttes naiste osakaal nii Eestis kui ka tegelikult kogu maailmas on kasvamas Lions liikumises. Praegu 21. sajandi esimeses pooles on naised, daamid selgelt aktiivsemad kui mehed. Räägime nüüd põgusalt koolitustest, et mis sa läbi viid. Miks on Lionite presidendi koolitused olulised? Minu esimene amet Eesti Lions piirkonnas oligi koolitustoimkonna esimeheks olemine 92, 93, 94 aastatel. See tuli lihtsalt sellest, sa oled koolidirektor, haridusmees, sa oskad seda kindlasti teha. Ja kohe algusest peale, kuna elukutse on selline, siis selle elukutse nagu põhimotoks on ka see, et kui vähegi võimalik, tuleb õpetada ette. Ette enne, kui sa sellesse ametisse lähed. Aga tegelikult praktikas, ütleme üldse, kui meie elu vaadata, siis vägagi palju on niimoodi, et satud ametisse ja siis hakkad nagu ametit õppima. Aga mina alustasin 92. aastal kohe asepresidentide koolitamisega. Aga vahepeal ma olin kuberner ja muudes ametites ja siis ma ei olnud koolitusega seotud. Küll jah, koolituspäevadel oli mul aeg-ajalt esinemised, aga circa 15 aastat tagasi ma panin tähele, et tegelikult ikkagi vajaksid presidendid, kes asuvad klubisid juhtima, olulisemalt paremat ettevalmistust. Ja selle tõttu viingama siis läbi vabatahtlikele, kes soovivad põhjalikumalt Lionismiga tuttavaks saada ja Lions klubi juhtimisega põhimõtetega tuttavaks saada, et siis ma kutsun neid just nimelt, kes soovivad, aga keskelt läbi on need igal aastal kuskil 15 siis klubi presidenti, kes käivad siis 4 lõppepäeval Paides ja nemad on küll öelnud, et kui nemad on siis ametisse läinud, et nad tunnevad ennast väga kindlalt. Ja mis veel, neist üle poole on ka omavad siis julgust minna ka kaugemale edasi piirkonna tasandil tegevusele. Et see kõik viitabki sellele, et kui sa tead organisatsiooni sisu ja neid struktuuri ja põhjusi, miks midagi
tehakse, siis tunned ennast palju-palju kindlamalt ja julged nii klubi tasandil, klubi juhtimises olla aktiivne ja asjalik ja ka edasi minna siis piirkonna tasemele. Sellepärast õpetan ette. Väga õiged sõnad. Juhtimisoskus on ka alati vajalik, et millised juhtimisoskusi peaksid tulevased Lioni presidendid arendama, et olla edukad oma rollis? Ma olen selle 33 aasta jooksul, mis ma olen Lion olnud, käinud umbes 200 korda Eesti klubides. Kuberneri ajal siis oli nagu kohustus, oli 35 klubi, aga ma käisin osades ka mitu korda ja ka hiljem olen päris palju käinud. Nüüd küll järjest vähem. Eks ka enda vanus on juba selline, et ei kipu nii väga palju enam õhtuti ja öösiti sõitma. Eks nii. Aga minu selle pika külastamiste nagu külastuste ja klubides käimiste kogemus viitab sellele, et paljud klubi presidendid teevad liiga palju ise. Vaat see, et nii öeldakse juhatuse liikmeid panna tööle ja olla siis nii öeldakse ise liider ja jälgida ja juhtida just selles otseses mõttes, mitte nii palju ise ära teha. Ja ka klubi õhtute läbiviimisel samamoodi, et enamus presidente on nii-öelda avamisest kuni lõpetamiseni kõik protseduurid nagu ise juhib läbi. Aga seal oleks jällegi võimalus nii, et osa klubi õhtuid anda üldse korraldada Lionitele, kes valmistavad ette ja viivad siis mitte küll kogu klubi õhtut, sest on teatud komponendid, kus peab olema presidendi juhtroll. Aga on ka piisavalt palju neid komponente, kus president ei pea olema, nii öeldakse, selle või teise või kolmanda toimingu nii öeldakse läbiviija ja juhtija. See on üks asi, mis nagu kohe tuleb meelde, et ühesõnaga meeskonna tööle rakendamisoskust oleks vaja ja seda julgust. Ma muidugi natuke saan aru ka, miks võib-olla püütakse ise palju teha, sest muudes ametites ei ole nii, et sul on ainult 365 päeva antud juhi ametis olla. Need on ikkagi reeglina mitte 1 aasta, vaid ikka 2 või 3 või oi kui palju, eks niimoodi. Aga Lions siis põhimõtteliselt on niimoodi, klubi tasandil võib küll olla ka 2 või hädapärast isegi mingi eriolukorras 3. Aga piirkonna tasandist alates praktiliselt seda ei ole. Ja sellepärast nii öeldakse, valmistutakse selleks aastaks natuke erilisemalt ja siis nagu püütakse seda enda poolt ette valmistatud nagu ka väga palju ise juhtida. Et see on nüüd siis see komponent, mis võib-olla nagu põhjendab, miks siis nii öeldakse presidendi kesksed on. Ja tegelikult veel üks asi, et lionism on, Lions liikumine on oma olemuselt, kui võtame rahvusvahelised reeglid, on presidentaalne demokraatia. Jällegi väga lihtne põhjus, pärit USA-st ja USA-s ongi ju presidentaalne demokraatia. Valitakse riigivalitseja, riigi president ja tema moodustab nii öeldakse siis meeskonna ja tegelikult on ta mõnes mõttes ka ju ülimuslik seal kongressi ja senati üle. Seal on eri küsimust, aga jätame nüüd nagu see poliitilise reeglistiku kõrvale. Aga Eesti Vabariigis on parlamentaarne demokraatia. Nii et vaat siin on need erisuse momendid, eks niimoodi. Me oleme sobitanud nii Lionsi reeglid kui ka siis Eesti Vabariigi õigusruumis kehtivad seadused ja reeglid ja selles mõttes on need asjad nagu paika loksunud. Aga ikkagi see teatav traditsioon, et on üks Lions aasta ja selle on presidendi nägu, ega iseenesest see ei ole üldsegi halb. Näiteks ka meie klubis ikkagi, ka teistes klubides meenutatakse mingeid asju, et see oli, ütleme, see Jüri aasta ja see oli Mari aasta. Nagu ei räägitagi nii palju nendest aastanumbritest, vaid öeldakse presidendi nime kaudu. See on tegelikult tunnustus. Just. Ja muidugi see viitab ka natuke sellele, et
et nagu siis on nagu rohkem juhi kesksust, eks. Aga samas, et oleks lihtsam endal, sest ega see aasta, sinunimeline aasta nagu ära ei kao, eks niimoodi, ikkagi mäletatakse. Kui midagi oli väga toredat, väga asjalikku ja hästi palju sai tehtud, ikkagi mäletatakse selle presidendi nime järgi. Aga jah, rakenda oma meeskond tööle, see on nagu minu esimene ja põhiline soovitus juhtidele. Mis oleks veel mõni soovitus või nõuanne? Esimese hooga oskagi öelda see. Kui juba see ära rakendada, siis juba tulevad nii-öeldakse kõik ülejäänud tulevad nii-öeldakse suhteliselt iseenesest. Aha, üks asi siiski küll, et kui oled teine asekuberner, loe kõik nii-öeldakse dokumendid, mis laialismi kohta läbi. Kui saad esimeseks asekuberneriks, loe uuesti läbi. Kui saad kolmandaks, siis sellele eelnevad loe veel kolmandat korda läbi. Sest ma olen tähele pannud, et ühesõnaga, et teatavaid meie nii-öeldakse normdokumentides kirja panduid asju ei täideta täpselt või isegi jääb vahel päris täitmata. Ja see tekitab segadust ja probleeme ja pingeid isegi vahel. Nii et öelda, see traditsioonid, mis on kirjutatud põhikirja kodukorda ja meil on kolmas dokument on siis autasustamise statuut, et neid peaks ikkagi täitma täpselt, aga seal on natukese oma loomingut ja see tekitab vahel segadust. Kas sa põgusalt puudutaksid neid auhinnatseremooniaid ka, et kuidas see aja jooksul on muutunud? Alguses 15-16 aastat anti välja ainult rahvusvahelise peamaja poolt loodud ja kinnitatud autasusid. Neid on hästi palju erinevaid. Ja Lionite autasustamissüsteem, mis rahvusvaheline ülemaailmne on väga mitmekesine. Ja seal on veel üks põhimõte, mida nagu peetakse silmas rahvusvaheliselt, kuna Lion on tavapäraselt ametis 1 aasta. Ja kui ta selle aasta täitis, nagu öeldakse, oma ülesanded kohustused kenasti ära, oli aktiivne, siis ta peaks saama ka, nagu öeldakse, kinnituse, tunnustuse selle kohta. Aga kuna ma ise olin ka käinud palju Soomes ja siis seal sain teada, et tegelikult soomlased on lisaks rahvusvahelisele süsteemile teinud oma Lions autasude süsteemi. Siis ma 2001 käisin välja idee, et teeme ka enda rahvusliku autasude süsteemi ja pakkusin välja sümboliks siis rukkilille. Tegin ka vastava medali kavandi, aga see võttis aega, nii et tegelikult esimesed rahvuslikud autasud ehk rukkilille medalid anti välja aastal 2005. Ja sealt edasi on neid järjepidevalt antud välja. Ja seda on ka täiustatud, kui algul oli kolme klassi medalid olid, siis nüüd on ka juurde tulnud sinna teenetemärk veel. Ja mulle tundub, et seda tegelikult peaks veelgi täiustama. Siin nagu viitan sellele, et ilmselt võiks olla rukkilille sümboliga medal ka näiteks edukale klubi presidendile. Ma olen selle peale mõelnud ja küllap ma selle ametlikult selle ideega võib-olla varsti lähemal ajal ka välja käin, eks nii. Sest ma tunnetan ja üldiselt ma olen aru saanud ka seda, et huvi Lionitel on nende rahvuslike autasude järele oluliselt suurem kui nende rahvusvaheliste. Aga seal on üks nüanss. See süsteem sai loodud nii, et rahvuslikud autasud on, nagu öeldakse, selline märksõna nagu elutöö eest. Et neid ei anta välja mitte väga palju. Näiteks rukkilille medal briljantidega 1 aasta jooksul, esimese klassi rukkilille medal 2 tükki aastas, kuni 2, ei pea 2 andma, ja siis teise klassi omasid kuni 5 tükki aastas ja teenetemärke kuni 10. See ongi selleks need piirid seatud, et hoida need autasud auväärsed. Et kui neid antakse välja väga-väga palju, siis nad ei ole enam
ütleme niimoodi, eksklusiivsed ja nad ei täida oma rolli väga pikaajalise ja järjepideva ja tulemusliku töö eest Eesti Lions piirkonnas. See moment on selle asja juures. Aga reegel, kuidas see on, et need medaleid antakse välja aprillikuus piirkonna aasta koosolekul, mis on ametlik ja pidulik ja need eriti kõrged esimese klassi ja briljantidega medaleid, need antakse siis pidulikul õhtusöögil ehk galal välja. Teenete märke võib, kui tekib selline olukord, välja anda ka siis nii-öelda klubi pidulikul üritusel. Kuna see seondub rohkem ka juba klubi tasandiga, sellepärast. Sul on olnud võimalus osaleda rahvusvahelistel maailma kongressidel. Kuidas on need kogemused mõjutanud sinu arusaamist lajanismist? Jah, ma olen 2 korda käinud. Üks oli siis, kui kuberneri ametisse, nii öeldakse, pannutati, see toimub kuberneridel maailma kongressil viimasel päeval. See on spetsiifiline tseremoonia, aga maailma kongresside tähendus. Ma ütleks pigem seda, et seal olles saad sa aru, et tegemist on suure ja võimsa organisatsiooniga. Just, võimsa organisatsiooniga. Ja sellepärast, et tavapäraselt on seal ikkagi kokku kogunud circa 10 000 või vahel isegi kuni 20 000 inimest Lionit koos abikaasadega. Ja seal sa näed seda, aga ka seda kogemust on vaja, et tunnetada, et ei ole mitte lihtsalt üks organisatsioonidest, vaid tegelikult üks mõjukamaid organisatsioone ikkagi maailmas. Selle tõestuseks on ka näiteks see, et kui 1945 asutati ÜRO, siis ÜRO asutamise juurde kutsuti ka Lions International, mitte küll liikmeks, aga nii-öeldakse assotsieerunud liikmeks. Ja Lions organisatsioon on pidevas koostöös ÜRO-ga. Me tavapäraselt nagu tavaelus me sellest ei räägi, aga tegelikult see kontakt jätkub. Sellisele tasemele kutsumine viitabki sellele, et tegemist on võimsa organisatsiooniga. Ja kui tahad seda võimsust ka näha, siis ongi see, et mine maailma kongressile, siis näed ja tunnetad, et kui suur ja tegus on lionism. Aga ütleme praktilist kogemust seda nagu väga ei saa, sest see on rohkem, see maailma kongress, see on 3+1 päeva või õigemini 1+3, eks. Esimene päev on osavõtjate paraad suurlinnas, kus kõik need tuhanded siis sammuvad. Ja, see on päris võimas. See on võimas vaatepilt, jah. Kusjuures seal siis selle 1 miili läbimiseks kulub circa tund aega. Suuremad riigid, suuremad piirkonnad annavad siis nii-öeldakse teatavaid etendusi. Seal on nagu tantsud, liikumised, asjad kõik ja väga. Ja siis 3 päeva on protseduurid, mis tulevad ära täita. Aga tegelikult on ikkagi kõik suunatud sellele, et näidata organisatsiooni võimsust. Et seda optimismi endas ka kasvatada. Et optimismi ja usku, et ma olen õigel teel, õiges organisatsioonis, seda annab maailmakongress küll. Nüüd ma küsiks ühe selline isiklikuma loos. Mis on see üks asi, mida lajanism on sinu ellu toonud ja mida sa sooviksid, et iga lajan kogeks? Sellele ei ole üldse keeruline vastata. Väga lihtne on. Et väga palju uusi tuttavaid ja ka sõpru. Sõpru ei ole inimestel vist väga palju, sellepärast ma ei saa öelda kõigepealt, et sõpru ja tuttavaid, vaid ütleme väga palju tuttavaid, kes me kõik tegutseme nagu ühise eesmärgi nimel, ühised huvid on ja siis ka ja vajalikke kontakte ka aeg-ajalt, sest sa saad tuttavaks hästi paljude inimestega. Kõik see muidugi nagu realiseerub rohkem, kui sa tegutsed kas klubi juhina või juba piirkonna tasandil. Siis on nagu need kontaktid suuremad. Aga fakt on see, et teine asi on inimesel võimalus realiseerida, mis on inimloomusele täiesti
reeglina omane, teha teistele head. See on konkreetne organiseeritud vorm selle nagu inimloomuses oleva omaduse realiseerimiseks. Nii et sõbrad ja soov ja tahe ja võimalus väljendada oma hea tahte soove ja tegusid. Ja. Lõpetuseks vaatame tulevikku, et kuidas sa näed Eesti läänite liikumise tulevikku sellises ühiskonnas nagu praegu? Ja... No ütleme siis niimoodi, et Lions liikumine maailmas on juba 105 aastat, 106 läheb juba. Ja ta on ka nii nagu Eestiski, siin vägagi sarnane. Lions liikumises osalejate hulk on enam-vähem stabiilne olnud siin juba mitukümmend aastat. Et kui ma tulin Lioniks, oli 1,4 miljonit natukese peale, see oli siis 33 aastat ja praegu on 1,3 natukese peale Lionit. No see ikkagi viitab sellele, et organisatsioon on stabiilne organisatsioon. Ta ei ole hääbuv, aga natukese muidugi sellised ohte muidugi on. Et organisatsiooni liikmete keskmine vanus on küll kasvanud, eks nii. Nii et selleks, et nüüd jääda ka püsivalt kestma järgmine 100, on vaja leida mooduseid ja võimalusi, kuidas liikmeskonda suurendada. Sest kui pole liikmeid, pole organisatsiooni. Et niisama lihtne see ongi nagu välja öelda. Aga kuna tänapäeval siin vabas demokraatlikus ühiskonnas on alternatiivtegevusi väga palju. Just, yeah. Ja inimestel on, mille vahel valida. No veel korra tulen tagasi. 1991 Nõukogude võim veel kehtis, eks nii kevadel. Ja alustada ja klubi tegemist ei olnud üldse mingi keerukus, eks nii. Et lihtsalt alternatiive polnud. Pakud midagi välja, midagi uut ja huvitavat, siis seda oli kerge teha. Aga praegu jah, on kümned, kui mitte öelda 100 alternatiivvõimalused oma huvisid realiseerida. Nii et selles mõttes meil on konkurents ja see, nii öeldakse, ekstensiivset arengut pidurdab. Aga eks me peame leidma uusi võimalusi, uusi lahendusi. Ütleme ka see, mis täna meil siin käsil on podcast, see on ka üks nendest. Et jõuda inimesteni, potentsiaalsetele uutele liikmetele selle infoga. Just. Sest ega tegelikult meediasse pääseda ja ennast avalikuks teha on ka järjest raskem. Väikelinnas nagu Paides ei ole see väga suur probleem. Ajalehega on meil väga hea koostöö ja me saame sinna artiklid ja kirjutusi väga kergesti, aga ma saan väga hästi aru, et üleriigilisse meediasse ja ka siin Tallinnas nii öeldakse saada nähtavaks on piltlikult öeldes 10 korda raskem. Aga tuleb leida võimalusi ja otsida neid teid. Ja tänapäeval kõik võitlevad sinu tähelepanu eest. Ja, just. Väga suur konkurents on tõesti. Aga kas sa soovid midagi lisada oma poolt? Et nüüd olemegi lõpusirgel. Püüdke siis Lionit oma klubides neid ka realiseerida ja leidke ikkagi oma nägu ja oma stiil, sest tegelikult iga klubi on iseseisev ja sõltumatu. Ei ole nii, et ütleme, see põhitegevuses, heategevuses või seltsielu korraldamises on mingeid ettekirjutusi. Ei ole. Ainult töökorraldus on ainukene, mis on nii öeldakse, et peaks olema nagu ühesugune. Ja leidke see ja siis te tunnete rõõmu. Võib ka niimoodi veel väljendada, et selleks, et teil oleks hea olla, et teil oleks tore ja mõnus klubi, kuhu te rõõmuga lähete klubi õhtule, siis tehke nii, et esimene heategu tehke ise endale. Ehk just nimelt looge klubi, kus te tunnete ennast hästi. Kui te tunnete ennast hästi klubis, siis te teete ka teistel heategusid. Kui te ei tunne klubis ennast hästi, siis te teete teistele ka head. Sellise lõpu mõtte või sooviga
ma lõpetaksin. Ja suur tänu kõikidele kuulamast. Aitäh sulle ka veel, Vello. Oli väga sisukas ja huvitav vestlus. Aitäh ka kuulajatele, et olite meiega. Kohtume järgmises episoodis.